sa kunagi mõelnud, miks me kasutame rauda sildade ehitamiseks näiteks naatriumi asemel? Vastus on tegelikult lihtne. Raud on küllaltki vastupidav metall. Seevastu naatriumist ehitatud sild reageeriks meil õhus oleva veeauru ja hapnikuga ning sellest sillast ei jääks lihtsalt mitte midagi alles. Täna proovimegi aru saada metallide keemilistest omadustest. Metalli reageerimisel hapnikuga tekib metallioksiid. Võtame näiteks magneesiumi. Magneesium metallina on hõbehalli värvusega, kuid kui me viime nüüd magneesiumi piirituslambi leeki, näeme me, et magneesiumiga toimub keemiline reaktsioon. Sa näed seda, et selle reaktsiooni tulemusel moodustus väga palju valgust ja valguse eraldumine oli üks keemilise reaktsiooni toimumise tunnustest. Samuti näed sa seda, et magneesiumi pinnale on tekkinud valge kiht, ehk siis me oleme saanud uue aine, mida me nimetame magneesiumoksiidiks. Paneme tahvli peale aga kirja ka selle reaktsiooni võrrandi. Magneesium reageeris hapnikuga. Siinkohal tuletan ma sulle meelde, et hapnik on lihtainena kaheaatomiline molekul ning selle reaktsiooni tulemusel tekkis meil magneesiumoksiid. Sa näed seda, et magneesiumoksiidi valem on tasakaalus, kuid kogu reaktsiooni võrrand ei ole veel tasakaalus. Vasakul pool on 2 hapnikuaatomit, järelikult tuleb paremale poole magneesiumoksiid ette kirjutada kordajaks 2. Ning nüüd on paremal pool 2 magneesiumiaatomit ning vasakule poole magneesiumi ette tuleb kirjutada kordajaks 2. Selle reaktsiooni puhul on meil tegemist ühinemisreaktsiooniga. Ühinemisreaktsioon on reaktsioon, kus 2 ainet ühinevad omavahel, moodustades uue aine. Paneme tahvli peale kirja ka kaaliumi ja hapniku vahelise reaktsiooni. Seega kaalium reageerib hapnikuga ning tekib kaaliumoksiid. Kaaliumoksiidi valem tuleb ka tasakaalustada, selle jaoks tuleb kaaliumiaatomeid võtta 2 tükki ning nüüd peame me ka reaktsiooni võrrandi tasakaalustama. Kuna vasakul pool on 2 hapnikuaatomit, tuleb kaaliumoksiidi ette kirjutada kordajaks 2 ning nüüd on paremal pool 2 korda 2 ehk siis 4 kaaliumiaatomit ning ka kaaliumi ette tuleb kirjutada kordajaks 4. Hapnik ei ole aga ainus mittemetall, kellega metallid võivad reageerida. Uhbrisse olen ma pannud naatriumi. Sa näed seda, et naatrium on hõbehalli värvusega metall ning lisaks naatriumile panen ma siia uhbrisse ka väävli. Väävel on mittemetall ning tema on kollane. Nüüd aga selle jaoks, et keemiline reaktsioon naatriumi ja väävli vahel saaks toimuda, uhmerdan ma seda segu. Eelnevalt nägid sa väga intensiivset valguse eraldumist. Järelikult saame öelda, et naatriumi ja väävli vahel keemiline reaktsioon toimus, aga paneme kirja ka selle reaktsiooni võrrandi. Naatrium reageeris väävliga ning palun jäta siinkohal meelde, et väävliga reageerimisel tekib sulfiid. Järelikult praegu tekib meil naatriumsulfiid ning see soolavalem tuleb ka tasakaalustada, võttes naatriumiooni 2 tükki. Ning nüüd, kui sa vaatad kogu reaktsiooni võrrandi tasakaalu, siis sa näed, et ka vasakule poole naatriumi ette tuleb kirjutada kordajaks 2. Paneme tahvli peale kirja ka kaltsiumi ja kloori vahelise reaktsiooni võrrandi. Siinkohal tuletan sulle meelde, et ka kloor, nagu ka hapnik, on 2-aatomiline molekul lihtainena. Kaltsiumi ja kloori vahelisel ühinemisreaktsioonil tekib kaltsiumkloriid. Seega kaltsiumkloriidi valemi tasakaalustamise jaoks näed sa, et kloorijooni tuleb võtta 2 tükki ning nüüd on ka reaktsiooni võrrand tasakaalus. Palun jäta meelde,
et metalli reageerimisel klooriga tekib vastav kloriid. Paljud, aga mitte kõik metallid reageerivad hapete lahustega. Võtame näiteks kõigepealt magneesiumi. Ma lisan magneesiumile peale vesinikloriidhappe lahust. Sa näed selles katseklaasis intensiivset gaasi eraldumist. Seega saame me öelda, et reaktsioon metalli ja happe vahel toimub. Metalli ja happe vahelisel reaktsioonil tekivad sool ja eralduv vesinik. Paneme nüüd aga tahvli peale kirja ka selle reaktsiooni võrrandi. Magneesium reageerib vesinikloriidhappega ja me õppisime juba ära, et tekivad sool ja vesinik. Soolavalemi koostamise jaoks kirjutame kõrvuti magneesiumi katiiooni ja kloriidiooni ning me näeme seda, et kloriidiooni tuleb võtta 2 tükki ning lisaks soolale tekib vesinik. Tuletan sulle siinkohal meelde, et vesinik on lihtainena 2-aatomiline molekul ning selle jaoks, et näidata, et vesiniku korral on meil tegemist gaasilise ainega, on ilus tema valemi kõrvale kirjutada ka nool ülesse. Nüüd, kui sa vaatad seda reaktsioonivõrrandi tasakaalu, siis kohe ta tasakaalus ei ole. Kuna paremal pool on 2 klooriaatomit ja 2 vesinikuaatomit, tuleb vasakule poole vesinikloriidhappe ette kirjutada kordajaks 2. Siin katseklaasides on aga mul veel 2 erinevat metalli ning kõigepealt võtame tsingi ja ka tsingile lisan ma vesinikloriidhapet. Sa näed seda, et võrreldes magneesiumiga ei eraldu tsingi pinnalt vesinikku niivõrd intensiivselt. Samas gaasi eraldumine siiski ka selles katseklaasis toimub ning paneme tahvli peale kirja ka selle reaktsiooni võrrandi. Seekord reageerib tsink vesinikloriidhappega. Meil tekib sool ehk siis tsinkkloriid ning ka selle soolavalem tuleb tasakaalustada võttes klooriiooni 2 korda ning lisaks sellele eraldub vesinik. Ja reaktsioonivõrrandi tasakaalustamiseks tuleb taaskord vesinikloriidhappe ette kirjutada kordajaks 2. Üks metall on meil veel jäänud. Seega nüüd lisan ma vesinikloriidhapet vasele hulka. Vase pinna pealt ei näe sa vesiniku eraldumist ning tegelikult vask lahjendatud happega ei reageeri. Siinkohal palun jätagi meelde, et lahjendatud hapetega reageerivad ainult need metallid, kes on metallide pingereas vesinikust aktiivsemad ehk siis vesinikust eespool. Ning metalli ja happe vaheline reaktsioon on asendusreaktsioon, kus metall asendab happe koostises oleva vesiniku ehk siis tõrjub happe koostises oleva vesiniku välja. Kirjutame aga reaktsioonivõrrandi vase ja vesinikloriidhappe vahel. Ning sa tead juba seda, et see reaktsioon ei toimu ja selle jaoks, et näidata reaktsiooni mitte toimumist, tõmmatakse reaktsiooni märgile kriips peale. Palun jäta meelde, et lahjendatud hapetega reageerivad vesinikust aktiivsemad metallid ning mida aktiivsem on metall, seda intensiivsemalt ka tema ja happe vaheline reaktsioon toimub. Kuidas me aga saame olla kindlad, et tekkiv gaas on vesinik? Kõigepealt tuletame selle jaoks meelde gaaside kogumise teema. Vesinik on õhust hõredam gaas, mis tähendab seda, et tema tihedus võrreldes õhu tihedusega on väiksem ning seetõttu tuleb vesinikku koguda katseklaasi, mille suu on suunatud allapoole. Ühes katseklaasis on juba tsingigraanulid ning ma lisan siia peale vesinikloriidhapet. Nüüd panen ma siia ette korgi, läbi toru juhin teise katseklaasi vesinikku ning sa näed seda, et tsingi pinnalt toimub gaasi eraldumine ning nüüd peame me natukene ootama, kuni vesinik jõuab siia teise katseklaasi. Kuidas me aga ikkagi teame, et selles katseklaasis on just nimelt vesinik? Vesinik on plahvatusohtlik gaas ning tema süütamisel
kostub terav plahvatust iseloomustav heli. Proovime nüüd selle kohe järgi. Kordame üle põhilised punktid. Metallid reageerivad hapnikuga ning tekib metallioksiid. Tegemist on ühinemisreaktsiooniga. Metall saab reageerida ka väävliga ning tekib sulfiid või klooriga ning tekib kloriid. Metallid reageerivad ka lahjendatud hapete lahustega ning selle reaktsiooni tulemusel tekivad sool ja eraldub vesinik. Lahjendatud hapete lahustega reageerivad ainult vesinikust aktiivsemad metallid. Vesinik on plahvatusohtlik gaasiline aine, mille tihedus on väiksem võrreldes õhu tihedusega ning seetõttu kogutakse vesiniku katseklaasi suu suunatud allapoole. Vesinikku tõestatakse tuhmi heli järgi, mis tekib tema süütamisel.